Intervjuu helilooja Andrus Kallastuga. Mis teeb teie loomingu eriliseks? Loomulikult on tegu hästi raske küsimusega, sest iseenda erilisust hinnata on ju igas valdkonnas väga keeruline. Võib-olla üks asi, mis on mul alati olnud oluline, on selline personaalsus. Et kuna ma olen huvitatud olemast mina ise eelkõige ja see on olnud nagu selline põhiline otsing, mida tegelikult inimene ju ise teeb ja ise läbi elab, et just nimelt leida see enda mingisugune personaalne väljenduslaad ja midagi sellist, mille suhtes me võime öelda, et jah, see nüüd on Andrus Kallastu muusika. Et võib-olla siis see asi. Mis on teie loomingu läbiv joon? Mind huvitab muusikas teatud abstraktsus ja teatud selline metatasand või teatud selline seostatus mingite muude, võib-olla isegi siis kõrgemate sfääridega. Et kas see nüüd on läbiv joon, on omaette küsimus, aga võib-olla ma olen pürginud küll jah, et helid ei oleks lihtsalt ainult helid, vaid et helidel oleks ka mingisugune seos selle maailmaga, mis meid ümbritseb, või ka nende mõtetega, selle mõtete maailmaga, mis meid ümbritseb. Kirjeldage oma loomingulist tööprotsessi. Minu loominguline tööprotsess on olnud erinevate lugude puhul hästi erinev. Et üldjuhul mul on väga tähtis see, et lool oleks mingisugune põhiidee, mingisugune väga selline võib-olla ühe mõttena vormistatav selline põhituum. Aga see ei ole alati niimoodi. Et sellisel juhul on nagu lugu lihtne kuskilt maalt teha. See kõik muu, mis selles loos siis peab olema, kõik see struktuur, kõik see materjal, võib-olla need kujundid, et need tegelikult hakkavad siis kuidagi iseenesest ja loogiliselt sellest põhiideest nagu laiali harnema. Aga ma olen ka püüdnud seda reeglit nagu teadlikult rikkuda ja see protsess muidugi on, ütleme ausalt, see protsess on keerulisem. Aga tihtipeale võib see tulemus olla jällegi minu enda jaoks isegi huvitavam. Sest alati on oluline helilooja jaoks lõpuks määratleda need piirangud või need piirid, mille sees me tegelikult liigume. Sest kõige keerulisem on olukord, kus umbes tee ükskõik mida või sa oled, sul on nagu kõik võimalused. Kõik võimalused tihtipeale tähendab seda, et sul nagu ei ole ühtegi võimalust. Mis valmistab teie loomingulises töös enim rõõmu? Mis raskusi? Heliloomingus võib-olla ikkagi see rõõmu hetk tuleb siis, kui sa tunned, et midagi on saanud valmis. Sest ega kuni sinnani on üks paras piin ja ka see, kui tekib idee, ideid on palju ja ideid võib olla väga erineva kaaluga. Aga just, et tekib mingi selline idee, mis vormub teoseks, ikkagi see teoseks vormumine on pikk ja keeruline protsess. Et selles mõttes see on nagu see rõõmuhetk on ikka tõesti see, kui lugu on nagu sellises olukorras, et ma võin selle tõepoolest enda käest nagu ära anda. Mis teid inspireerib? Mul ei ole ühte mingisugust inspireerijat sellises tavapärases mõttes, nii nagu võib-olla romantikutel oli loodus või midagi muud sellist. Et loomulikult kõik need impulsid, kõik see, mida elu pakub, on inspireerijaks. Aga mulle lihtsalt meeldib heliloominguga tegeleda, et see on võib-olla üks huvitavamaid valdkondi, millega üldse inimene võiks tegeleda. Et loomulikult on võimalusi ju palju ja inimesed teevad erinevaid töid ja endalgi tuleb teha erinevaid asju. Aga lihtsalt helilooming on üks huvitavamaid. Kas ja millisest muusikast ammutate inspiratsiooni? Muusikas ma olen üldiselt selline, mitte kõigesööja, seda oleks võib-olla palju öelda, aga ma olen üldiselt laialdaste huvidega ja erinevatel aegadel on olnud see muusika erinev, mis on mulle olnud oluline ja kust on nagu tulnud need impulsid ja see on paratamatult olnud ka seotud selle situatsiooniga, milles on tulnud elada. Praegu, kus tegelikult infot on palju
ja noh, ütleme, kättesaadavus, info kättesaadavus ei ole ju enam mingisugune küsimus. Ma olen võib-olla avastanud enda jaoks sellised Euroopa välised kultuurid. Ma olen tegelikult neid asju nagu ammu mõelnud, aga kuna mul on olnud nüüd siin viimase aasta sees tihedam kontakt Lääne-Aafrika kultuuriga ja Lääne-Aafrika muusikaga, siis ma ei tea veel, kuhu see viib või ma ei tea veel, mida ma sellest nagu tegelikult lõpuks otsin või tegelikult nagu leida võin, aga noh, see on olnud nagu viimase aja üks põnevamaid asju. Aga nagu ma ütlesin, erinevatel aegadel on see muusika on olnud erinev. Mingil hetkel tohutult palju romantilist muusikat, mingil hetkel väga palju just sellist 20. sajandi, võib-olla sellist kõige radikaalsemat modernistlikku muusikat. Mul oli päris pikk selline Xenakise periood. Nii et neid huvide ja fookusi on olnud erinevaid. Kes ja mis on teie eeskujud, mõjutajad? Kui rääkida muusikalistest eeskujudest, siis loomulikult on, kuna ma tulen sellisest nõukogude ajast ja sellisest nõukogude järgsest ajast, et kas või näiteks Eesti muusikast minu väga suured eeskujud olid ikka Arvo Pärt ja Neeme Järvi. Ja juba suhteliselt väikse inimesena ma olen käinud Neeme Järvi veel kontsertidel, kui ta oli siis Eestis enne äraminekut tookord. Ja samuti Arvo Pärti ma isiklikult ei tundnud ega teadnud siis, aga ütleme kõik, mis Pärdist oli kättesaadav, just see ka tema varasem looming, eriti võib-olla isegi, on olnud tegelikult mulle tohutuks eeskujuks. Ja siis juba lihtsalt tutvudes muu muusikaga mingil hetkel seal 90. alguses, 80. lõpus mind väga palju mõjutas Arnold Schönbergi muusika, Uusviini koolkond siis laiemalt. Ja kui ma läksin Soome õppima, siis tegelikult ikkagi see Soome modernistide selline võimas laine, mis ikka 90. alguses oli veel täies jõus, et ikkagi Kaia Saarjaho, Magnus Lindbergi, Veli-Matti Puumala looming on tegelikult olnud väga tähtis selline hooandja minu jaoks. Mida soovitate noortele heliloojatele? Ma arvan, et heliloominguga võib tegeleda absoluutselt iga inimene ja mina ei pea seda selles mõttes selliseks sakraalseks valdkonnaks või pühaks valdkonnaks, kus umbes nii, et ainult välja valitud võivad toimetada. Et ma arvan, et igaüks, kes tegelikult tahab muusikat luua, peab seda saama teha, võib seda teha. Et see soovitus, ütleme nii, võib-olla ma jätakski selle praegu ütlemata, selles mõttes ma ei ole enda meelest veel nii vana inimene, et jagada soovitusi kellelegi. Et lihtsalt oluline, ma arvan, mis on see, et inimene oleks tema ise, teeks seda, mis teda tegelikult huvitab ja hoiaks nagu selles mõttes kogu aeg silma selgena, et ei laseks ennast nii-öelda kellelgi teisel kursilt kõrvale lükata. Et ikka tuleb nii-öelda ise oma teed minna. Tallinna Ülikooli digiõppevaramu projekt on valminud Euroopa Sotsiaalfondi meetme kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt raames Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel.